Tere ja tere tulemast! Mina olen Pleissiul ning siin ma olen jälle oma traditsioonilise uusaasta tervitusega. Võib-olla võite näha, et siin on asjad veidi teistmoodi, sest tavaliselt ma olen teinud viimased, 7 aastat äkki isegi, palju ma neid juba teinud olen. Ma olen teinud veidi teise kaamera nurgaga, aga kolmjalg on katki, nii et nüüd mul on selline väga, tasakaalul põhinev see, nii et kui midagi kukub, siis kui ümber peaks kukkuma pilt, et järsku peate lage nägema, siis teate miks. Aga kuidas siis kirjeldada lõppevat aastat 2020? Mida ma olen teinud YouTube'is? YouTube'is oli minu aasta üllatavalt aktiivne võrreldes aastaga 2019. Ma tegin veidi mänguvideosid ja tegin, aasta alguse poole ma tegin neid, jutte, kus ma lihtsalt olin nagu rääkinud asju sisse, saatnud võib-olla mõnele sõbrale ja siis ma need panin üles. Need olid, lõikasin veidi välja, mis olid võib-olla veidi vastuolulisemad väite või veidi isiklikuma keegi seal. Veidi sellest tsensuuri oli isikuandmed, ma kustutasin ära, mis teiste isikute andmed olid. Aga jah, siin ma laadsin need üles, veel mõned videod siis ja nüüd ma viimase paari kuu jooksul tegin rohkem videosi, mis olid sellised võib-olla meelelahutuslikumad. Või sellised meelelahutuslikud ja uurivad, näiteks kuidas Krossipoes enam odekolonni ei müüda, millised rajad linna peal on, mida kutsekooli õppima minna. Ning ma tegin ka ühe video, mis oli Võsa Reporterist rääkisin veidi. Et ma tahaks seda seeriat jätkata, aga asi on selles, et see on väga töömahukas. Mul on ideid väga palju, ma olen tegelikult päris palju valmistanud ette neid, aga selle, tegemine on päris töömahukas, nii et aga ma loodan, et ma kindlasti millalgi saan mahti ja teen ka edasi selle seeria videosid. Nii, mis siis toimub? YouTube'i rääkisin ära, mis siis toimub, ma lõpetasin ülikooli, bakalaureuse. Ja ega muud sükest väga suurt polegi toimunud. Maailm on olnud lukus nüüd oma 10 kuud. Rohkem vähem sõltuvalt piirkonnast ajast. Aga ega muud siin väga midagi pole mul öelda, mida poleks igal pool mujal juba väga palju sellest räägitud. Nii et ma arvan, et ongi siinkohal nüüd, öeldud on piisavalt, kõik vajalik ära, et ongi aeg lõpetada. Et nagu alati soovin ma teile siis head vana aasta lõppu ja head uut aastat.